Pole kahtlustki, et papagoid muusikat armastavad. Vabas looduses elades tuleb neile teiste elukate häälte imiteerimine ainult kasuks. Nagu välja tuleb, meeldib papagoidele aga ka inimeste loodud muusika. Mõnele linnule meeldib see kohe nii väga, et paneb koevakesed vägisi tatsuma. Muusikastiilil tegelikult vahet pole. Ka twistimisega saavad papagoid täitsa hakkama. Nüüd sa oled kõige kuulsam papagoi. Naistega enam probleeme ei ole. On ju, Robi? Ja tants. Näitas tantsida koos, et ma tantsime. Küllap on ka Maarjamaa papagoid kõvad tantsulõvid. Küll aga on neile eestlastele omane tagasihoidlikkus külge hakanud. Tundub, et Eesti papagoid pole oma andeid veel rahva ette toonud. Harjumaal elav Robi aga valmistub suurele lavale astuma. Esimesed arglikud sammud ränkraskel superstaari teel on igatahes astutud. Tants, 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 tants. Aafrika hallid papagoid elavad pea sama kaua kui inimesed. Seega on 3-aastane Robi alles titt, mis titt. Ometigi oskab ta oma vanuse kohta juba üsna palju sõnu. Teeme aga ühe katse. Vaatame, kas linnuhakatis ka sellega hakkama saab. Räben, kas sul on ka kaamerakramp või? Ei ole, sa oled ju julge lind. Vaadake suvereporterit. Katariina ja Robi elavad Harjumaal Saue vallas. Katariina palus oma täpset elukohta mitte nimetada. Robi keeras aga oma perenaisele käru ja ladus kõik välja. Tema oma kodukülakest ei häbene. Mina olen Aaspäev. Mina olen Aaspäev. Katariina on suur linnusõber ja väiksemat sorti tiivulisi oli ta ka varem pidanud. Robi majja toomine meenutas aga algul tõelist õudusunenägu. Paar nädalat nutsin, et ammustas, käed olid verised minul kui mehel ja tal on ju nii tugev nokk, et isegi lapsel võib sõrme otsast ära võtta. Kuku, kus sa oled? Kuku, kus sa oled? See on üks Robi lemmiklauseid. Ometigi ei otsi papagoi mingit kukuvat kägu taga. Tegemist on hoopis linnupoja suure ja karvase sõbraga. Robi on temasse väga kiindunud. Oma igapäevase leiva teenib Katariina Brait välja jumestaja tööga. Veidike ajab ta ka infotelefoni asju. Robi on talle loomulikult suureks abiks. Tasuta infotelefon 16366. Ühel päeval tuli Katariinale aga mõte hakata papagoisid treenima. Papagoi taltsutaja amet sai omandatud kaugõppe korras ja see polnud teps mitte odav lõbu. Katariina loodab salamisi, et küllap see väljaminek end ka kunagi ära tasub, kui ükskord lindude dresseerimine oma põhitööks muuta. Materjalid olid ikka väga mahukad ja videod, raamatud, asjad ja väga kallid. Pool aastat läkski kogu see esimene jant ja tõlkimine muidugi, mis on ka, see ei ole ju lihtsalt tavaline. Need sõnad, mis on nagu linnu ja tema tegevuse ja taltsutamise asjadega, et see võttis ikka oma aja. Et kuulus siis David Copperfieldi kasuvend või oli ta poolvend, et tema ongi nagu Ameerika siis papagoid ja taltsutaja. Eesti esimese diplomeeritud papagoi taltsutaja hinnangul on suurem osa meil kodudes peetavatest lindudest õnnetud ja stressis. Andrus Joost on Maarjamaal vaata, et ainuke loomaarst, kes lindudest midagi jagab. Räägivad nad ka siis, kui neil on igav ja kui nüüd neid harjutada. Ja on ka muidugi neid, kes hakkavad siis nii-öelda, kes on õppimisvõimelised ja matkivad neid sõnu siis järgi, mida omanik neil õpetada viitsib. Aga siin on ka muidugi, et reeglina isased on nagu arukamad kui emased ja samas kui isasel on seal paariline või paarilised kõrval, siis sellest jutuajamisest väga välja ei tule. Täpselt nagu inimeste maailmas. Ikka nii öelda, jah.
Aafrika hallid papagoid võivad rääkimist alustada umbes 2-aastaselt. Nad võivad meelde jätta umbes 2000 sõnaringis. Rubi, kuku, tšau. Vaadake suvereporteri. Kaklost on hea. Vaadake suvereporteri. Päris laitmatult see veel välja ei tule, aga hakkab juba looma. Vaesed naabrid. Tundub, et Robil pole kunagi igav ja kui puuris sitsimine väga nüriks muutub, siis ta helistab ise endale. Ise helistab, ise vastab ja igavus ongi peletatud. Hommikuti ta ütleb tere hommikut. Ütlebki niimoodi, et hästi vahva, et see on lihtsalt see, et sa ise oled iga hommiku ütelnud, et ta lihtsalt paneb need asjad nagu kokku. Ja õhtuti, kui hakkad siin tulesid kustutama, siis karjub tudule, hea tööd. Et väga vahva on ja päris palju asju on ja kui tuled koju, siis ütleb tere, kuidas läheb. Katariina on loonud spetsiaalse papagoide kodulehe. Tema poole võib julgelt pöörduda. Kui teil on oma linnukesega muresid, siis hüva nõu on vaid meili või telefonikõne kaugusel. Raha teilt esialgu ei kröönita. Papagoid altsutaja sooviks on vaid linde ja nende omanikke aidata. Robi on olnud aga tubli ja valmis reporteri uudisteankru kohale kandideerima. Millist saadet siis tasub sellel suvel kõige rohkem telekast oodata? Vaadake